Jussi klassi laste kooliteed linnas. Uus osa igal kolmapäeval www.lastekass.ee. Tere lapsed, mina olen teie uus õpetaja Krista. Mina õpetan teid nii kaua, kuni õpetaja Helle beebiga kodus on. Tere! Tänases klassijuhataja tunnis joonistage üks pilt sõidutee ületamisest oma kooliteel. Õpetaja, kui ma autoga tulen, kas ma võin siis joonistada autopildi? Muidugi, Raido. Kes soovib esimesena jutustama tulla? Mina! Johanna, tule sina esimesena. Siin pildil on ülekäigurada kohe minu maja lähedal. Siit ei sõida väga palju autosid mööda. Kuidas ülekäigurada veel kutsuda võib? Zebra, vöötrada. Raja kõrval on ka kohe vöötrajamäe. Tubli, räägi täpselt, kuidas sa teed ületad. Ma vaatan vasakule ja paremale ja siis veel kord vasakule ja paremale. Kui ma näen liikuvaid autosid, siis ma ootan, kuni nad seisma on jäänud või mööda on sõitnud. Ma astu kunagi enne sõiduteele, kui kõik liiklevad autod on mööda sõitnud või seisma jäänud. Kui vöötraja juures on autod peatunud, siis seisvast autost möödastumisel jään veel kord seisma ja vaatan selle auto taha, et kindel olla, et sealt rohkem autos ei tule. Kui ma jõuan tee keskele, siis vaatan veel kord, et ka teiselt poolt autos ei tuleks. Kui auto tuleb, siis vaatan, kas ta ikka jääb seisma ja kui ei jää, siis lasen tal mööda sõita. Aga miks mõned autojuhid siis liikluse eeskirju rikuvad? Ega nad meelega ei riku, neil on kas kiire või on nad oma mõtteis. Sellepärast tulebki ka ise ettevaatlik olla, mitte ainult ülekäigurajale loota. Tubli, Johanna, nüüd võid istuda. Mina elan vanalinnas ja pean vaid ühe korra üle tee minema. Aga mööda seda tänavat sõidavad autod hästi kiiresti. Peaaegu alati on tänava mõlemal poolel hästi palju autosid pargitud ja ma ei näe, mis tee peal toimub. Mina valin autode vahel suurema vahe ja veendun, et need autod seisavad, et neid ei ole juhti. Siis ma liigun nende vahel paar sammu edasi ja näeksin tee peale. Vaatan vasakule ja paremale ja veel kord vasakule ja siis lähen üle tee. Aitäh, Juss! Sul tuleb tõepoolest teed ületades väga ettevaatlik olla. Ma sõidan isegi ju hommikuti samal tänaval kooli ja olen väga ettevaatlik. Raido, räägi nüüd sina palun oma pildist. Mina elan koolist nii kaugel, et ma tulen ema või isa autoga juba kell 7 kodust välja. Kas sa siis hommikuti ikka süüa jõuad? Ikka jõuan ja kui ei jõua, siis võtan võileiva ja kakao autosse. Autos on kõige olulisem turvavöö kinni panna. Turvavöö kaitseb meid järsu pidurduse ja liiklusõnnetuse korral ka. Sõidu ajal istun ma rahulikult paigal. Ma ei nihel isegi siis, kui mu väike õde mind kiusab, sest juhti ei tohi ju sõidu ajal segada. Tubli, Raido, ja nüüd on Reeda kord. Mina tulen rongijaama juurest ja seal ongi ainult jalakäijate tunnel üleminekuks. Tänava peal sõidab kogu aeg nii palju autosid, busse ja trolle, et seal ei saa kunagi ohutult üle sõidutee minna. Käigutunnelid ja käigusillad ongi ehitatud kohtadesse, kus lihtne sõidutee ületamine on väga ohtlik. Jah, autojuhid ei jõua seal kuidagi pidurdada, kui mõni jalakäija valesti üle tee läheb. Niimoodi võib väga kergesti suur õnnetus juhtuda. Ma tean, et jalakäijate tunneli kohal või jalakäijate silla all ei tohi kunagi sõiduteele astuda. Kui on väga paljude sõiduradadega tee, siis tasub alati otsida tunneli märki. Aitäh, Reet! Kas nüüd on sinu kord, Marita? Minul tuleb minna üle ristmiku, kus on päris palju autosid. Aga seal ei ole ühtegi valgusfoori. Tavaliselt lähevad suured inimesed koos üle ja siis ma lähen nendega kaasa, sest autod annavad neile teed. Aga mõnikord olen täitsa üksi ka. Kuidas sa siis teed ületad? Ma vaatan ringi, et vasakult ja paremalt autosid ei tuleks.
ja siis ma vaatan, et pöörata tahtuvad sõidukid annaksid mulle teed. Mõnikord jäävad autod seisma, et saaksin üle tee minna. Siis ma vaatan ikka hoolikalt, et mõni eemalt tulev auto ei tahaks neist mööda sõita. Eelmisel nädalal pidin ma tee keskele joonele seisma jääma. Teisel poolel sõitnud auto kihutas lihtsalt ülekäigurajast üle. Ma nägin veel, et juht rääkis mobiiltelefoniga. Marita, sa käitusid väga õigesti, et tee keskel liiklusolukorra üle kontrollisid. Kuigi autod peavad sulle teed andma, võib siiski juhtuda, et nad seda ei tee. Aitäh, Marita! Nii, ja viimane vastaja on meil Jesper. Mina ületan ühte suurt ristmikku ja mul tuleb 2 korda foori järgi üle tee minna. 1 kord foor ei töötanud, siis reguleeris seal liiklust hoopis politseinik. Aga kui politseinikku ei oleks olnud? Ma arvan, et siis oleks tulnud teed ületada nii, nagu Marita rääkis. Õige, Jesper. Ka öösiti vilguvad seal ainult foori kollased tuled, aga siis on autosid vähe ja jalakäijad ka kõik kodudes. Igal juhul, kui ma esimese foori juurde jõuan, siis jään ma seisma ja vaatan, missugune tuli põleb jalakäijate fooris. Kui põleb punane tuli, siis ootan. Igal juhul ei tohi siis üle tee minna. Kui fooris põleb kollane tuli, siis ka ei tohi üle tee minna. Tuleb hoopis oodata, mis tuli järgmisena põlema hakkab. Kui fooris põleb roheline tuli, siis võib üle tee minna. Aga isegi nüüd tuleb enne sõiduteele astumist vaadata, et kõik autod tuleks tõesti peatunud ning et ükski juht ei kihutaks ülekäigurajale. Teise foori juures on natuke keerulisem, sest autod võivad ka vasakult pöörata. Tavaliselt jäävad nad seisma, aga ükskord oleks üks auto mulle seal peaaegu otsa sõitnud. Nüüd ootan ma alati, et auto oleks kindlasti peatunud. Aitäh, Jesper, palun istu. Olite kõik väga tublid. Varsti sõidame trammiga Kadrioru lossi ja vaatame, kuidas te ühistranspordis liigelda oskate. Üle korduks muinasjutt sai läbi.